no tšau. Vaata, see kosmos või universum on saanud hakkama selliste inimkehadega. Mingit, ma isegi ei tea, kui palju miljardeid või triljoneid rakke on selles kehas, millest see keha koosneb. See on nagu ülikeerukas instrument või kui sa võtad inimaju veel, mine pekki, et selline asi kokku saada. Mõtle, milline intelligentsus siin taga on, nagu see on müstika, nagu et kuidas, nagu mis asja. Ja millest see teadus nii-öelda saab olla, millega ühendatud. See on võimas, see on võimas. See on, no inimaju inimmõistus ei suuda seda pilti kokku panna, kuidas midagi nii intelligentset on kokku loodus saanud kokku sättida. Kas sa teades seda, mõtled sa, et loodusel on midagi, mida ta ei saa teha? Kas arvad, et looduses on mingi selline asi võimalik? Tähendab, mida kui see universum või kosmos tahab kogeda, siis tal on midagi võimatut. Arva, kui sa mõtled enda näiteks sul on mingisugused ihad või soovid või tahtmised, kas sa arvad, et kui see on universumi soov, et ta ei saa seda ära teha või? Et tal ei ole seda võimalik ära teha. Kui sinus on mingisugune tahe, siis see saab rahuldatud. Seda võib vaadata nagu mitme erineva külje pealt. Seal võib olla, et universum tahab kogeda pettumust, tänu sellele ei tee seda ära. Või universum tahab kogeda selles just aspektis toimuks alistumine, kuni sa püüad oma egomõistusega kontrollida, saavutada midagi. Ja siis pead lõpuks käed üles tõstma, et kuule, see ei ole minu võimuses. See ei ole minu võimuses seda ära teha. Siis saab universum nii-öelda, tal on vaja, et see ego või see inimorganism saaks selle õppetunni alistumise selles kohas just toimuks lahustumine. Võimalusi on palju. Vaata, kui on midagi ette nähtud sulle sinu teekonnale, siis sa ei saa mitte midagi teha, et seda ära hoida. Seda ei ole võimalik ära hoida. See saab olema. See saab olema nii hea kui ka valus. Mõlemad, kõik saab olema. Seesama intelligentsus, mis on selle ülikeeruka aparaadi valmis saanud, mida me kasutame, seesama jõud on siin sinu elu taga ka. See sinu igavene pool. Kui sa saad aru, et hakkad nagu aru saama, et oota, mis asja, okei, see kehal on oma aegumiskuupäev, aga see ruum, milles sa oled, see on igavik, see on ju igavene. See pool sinus on igavene. See saab kõik, mis ta tahab, nagu kas selle eluea jooksul või teise või millal iganes. See pole üldse sinu asi. See pole tegelikult üldse meie asi. Jah, me võime oma seda vaba tahte illusiooni kasutada, et proovida saada neid asju, mida me siin materiaalses maailmas tahame saada. See on okei. See on okei. Et sa tunned, et sina näed vaeva, teed mingeid asju ja mingeid valikuid ja see tants on tore. See on tore. Aga tegelikult tuleb kogu au anda sellele, kes selle aparaadi valmis tegi. Kes selle nii-öelda siis disainis. Kogu au läheb sinna. Kogu au. Nagu üldse ei tasu et mina tegin midagi. Jah, sina tegid. Kogu au läheb sinna. Ja sellel on nagu ükskõik mis iha sul ka ei oleks, see saab ühel või teisel moel rahuldatud.
varem või hiljem. Seepärast ma ütlen nagu, et kui sa tead seda, siis hakkab ka nagu selles suhtes selline usaldus ja rahunemine toimuma. Et mis iganes peab saama olema, see saab olema. Nagu, et ma ei saa mitte midagi teha, et seda ära hoida. Kui see on universumi soov, nagu sügav soov, et ta soovib seda kogeda või soovib midagi, siis see saab olema. Või teinekord võib olla ka mingisugune sõltuvus või mingi asi. No me mõtleme, et sõltuvused mingist harjumustest vabanemine teinekord, see on nii lihtne lihtsalt ära tee. Ei, see, kui mõni asi on nii, et mõistusega sa ei kontrolli seda nagu. Mõistuse jõust jääb väheks. Mõistus saab oma jõu, universumi jõu, no selles suhtes mõtle nüüd. Ja kui universum tahab, et sa mingist sõltuvusest vabaned, siis kui õige aeg on, siis sa punnitad oma mõistusega, kuni lõpuks ütled, kuule, ma ei saa sellega hakkama. Minu tahtest jääb väheks. Et kui mõistus eest ära tuleb ja lõpetab püüdmise, lõpetab püüdluse kontrollida, toimub alistumine, toimub käega löömine, toimub oma saamatuse tunnistamine mõnes kohas, siis saab elu appi tulla või loodus. Kuna nüüd see mõistus ei sega teda. Et me ei kontrolli oma asju, me ei kontrolli seda väliskeskkonda nii palju, kui me arvame. Meil ei ole nii palju kontrolli, kui me arvame. Ja. Et kui on sul mingi tahe või unistus, siis on äge, siis on äge ja siis see saab ka tehtud. Kui see on ka looduse soov. Ja see teadmine, nagu ma ütlen, ta nagu võtab selle pinge maha, võib-olla just siis, kui see toimub, okei, see saab olema, tuleb see pinge ära, nagu nüüd ei ole seda, et mul ei ole seda, sa ei tõuka enam eemale seda asja, mida sa sooviksid kogeda. Ja siis toimub see ruumi vabanemine ja nüüd saab tulla see, mis iganes sa tahad või mis iganes sinu mõistus soovib. Mis iganes peab tulema. Sellised mõtted. Kõik saab olema. Kõik, mis vaja saab olema. See iha võetakse sult ära. See iha kaob sul. Kas see saab tehtud või mõnel muul moel võetakse ära. Või muutub ta või saad küpseks, kasvad välja sellest ihast või mis iganes. See läheb ära. Seda ei pea muretsema, et see iha jääb sulle kuni aegade lõpuni igavesti. Ei jää. See iha saab rahuldatud, saab tehtud, kasvad välja sellest või saad maitse suhu, see ei olegi hoopis see, mis ma tahan. Mingil moel või toimub naturaalne alistumine, leppimine, et õpid elama sellega. Võib-olla siis, kui õpid elama sellega, siis saab alles rahuldatud. Me ei tea, kuidas see tants siin täpselt, mis kuju ta võib võtta, aga see võib iga hetkel võib ta muutuda nagu selles suhtes, et kõike midagi siin ei ole ju kivisse raiutud, kõik on muutuses kogu aeg. Kui universum tahab, ta võib su elu ühe hetkega pea peale lüüa. Nagu ühe hetkega sa ei tunne äragi oma ennast ja oma elu. Mis sa mõtlen, nagu kõik on võimalik, usume imedesse. Kõik on võimalik, sellel ruumil on kõik võimalik, kui see on ruumi soov, siis ta võib teha sust homme mingi valemi, ta leiutab, kuidas teha sinust, ma ei tea, mingi
Lõuna-Aafrika kuningas, no kui see on, kui universumil ei ole mitte midagi võimatut. Ma tahan seda öelda. Kõik on, kui see on universumi soov, siis täitsa rahulik võib olla. Ta võib sulle, lähed homme juhuslikult poest, tuleb mõte, võiks, ostaks loto, ostad loto, võidad ka 10 miljonit. Noh. Kõik on võimalik, nagu kõik on võimalik, kui see elu tahab sättida, see sättib ära nii, et vähe ei ole. No. Või kui sul on mingi ilge soov isaks saada või mis iganes, no või emaks või lapsevanemaks. Kui see on mõeldud nii, siis saab nii olema. Või kui mõni asi on, saad hiljem teada, jumal tänatud, et universum seda soovi mulle ära ei täitnud, no ma nüüd näen, mis tagajärgedeni see viib, jah. See on see elu usaldamine. Chill, kõik saab olema. Vot, kõik head.